Kui mu õde sündis, siis ma olin 5-aastane. Ma olin juba arvestanud sellega, kui ta ikka päris väike on, siis vist oli ikka päris kulli kohe mängida ei saa, kui ta sünnib. Aga siis oligi, et ta jäigi nii-öelda samasuguseks, et otseselt nagu väga suurt nagu sellist järsku šokki ei tulnud. Aga samas olingi ikkagist kurb, sest ma ju nii ootasin, mulle tuleks mingi mängukaaslane, kellega ma saaks kogu aeg kulli ja peitust mängida. Aga kahjuks päris nii ei läinud. Brita on väike armas 10-aastane tüdrukutirts, kes põeb sellist keerulist geeniriket, millele on omistatud siis tähtede kombinatsioon CY-FIP2. Brita ei käi, Brita ei räägi, Brital on diagnoositud ka epilepsia, et meil ei ole tegelikult täna teada, mis on tema saatus, et kuidas see geenirikke progresseerub. Ei saa nagu väga, ütleme nagu üle ka mõelda, sest et ega neid vastuseid me välja ei mõtle, et tulebki elada päev korraga. See eks ka vahepeal kipud nagu mõtlema, et mis saab 10 aasta pärast, kui me ei jõua ja ei saa ja ise jääme vanemaks. Aga ega see nagu ikkagi tulebki võtta päev korraga. Ta on õpetanud väga väärtustama seda, mis olemas on. Näeb midagi naljakamat, siis seda on alati nii lõpus vaadata, kui nagu lõpuseks ise muutub ja hakkab ise ka naerma. Et see on hästi tore ja vahest mulle väga meeldib, kui näiteks tuleb muga talli kaasa, siis ma panen ta ka enda poni selga, lasen ka ta natuke ilma sadulata seal nii-öelda uudistada ja tunnetada, et mis tunne mul on ja kuna hobused väga teraapilised loomad, siis ma arvan, et tundub, et tema näost vähemalt, et talle endale ka väga meeldib see. Et aja peale ikka sa hakkad aru saama, et mida mingi liigutus enam-vähem tähendab ja siis saad oma plaanid selle järgi teha. Füüsiliselt ma ütleks, et ongi, kui kõndida on vaja, siis ma lasen tal endal ka natuke niimoodi, et muidugi peab teda aitama, sest ega ta ise ei kõnni, aga et paned oma jalga ette ja siis ta nagu toetab sinu peale, aga samas astub ta ise edasi. Või kui on vaja ikkagist teda mingis üles tassida, siis sellega mul otseselt probleeme pole, et nii palju ma nii-öelda füüsiliselt ikka jaksan. Mingites hetkedes ma olen ikkagi pidanud Karola poole pöörduma, kui on SOS olukorrad, kuigi neid olukordasid on niivõrd vähe, et üks minu põhimõte või selline kaitsemehhanism, et sügava puudega lapse õde sellest traumast säästa, on olnud lasta tal elada oma lapsepõlve. See mõju niikuinii ulatub Karolale, et olgu näiteks keerulised ööd, mis meil on olnud, et Karolal on voodi kõrval ehituse kõrvaklapid, et ta saaks öösel minna või võimalikult palju nagu magada, aga paratamatult, kui ikkagi õde kõrval toas kõva häälega nutab pikalt ja lakkamatult, siis see niigi juba mõjutab tema nii-öelda siis energiataset järgmisel päeval. Aga muidugi sellised pisiasjad, et mida ma olen ikkagi teda nagu kaasanud ja temalt abi palunud, et olgu selleks mõnikord siis, et kui Brital on hästi tugevad valuhood või muud vaevused kiusamas, olen palunud ruttu panna muusika kanali peale või öökülmadel olen palunud hommikul, et kui ta läheb kooli, et paneb auto sooja või et ta ulataks ruttu veepudeli või sellised pisiasjad. See on nagu nii selline kahjuks selline asi, et nagu Brita nõuab nagu väga palju nagu igat aega nagu meilt, et siis kindlasti Karola saab seda kõvasti vähem, seda tähelepanu. Ükskord Karola siis hoidis Britat siis, kui me käisime vist kinos või midagi ja siis oli küll nii, et kui koju tulime, siis oli nagu oleks olnud luuda vaja, et teerada sisse teha, et oli näha, et kõva möll oli käinud ja YouTube'ist oli järjest kõik lastelaulud läbi vaadatud, et selles suhtes hästi armas. Ma mäletan esimesed korrad, see oli ka veits hirmutav ka, et nüüd ma pean päris üksi olema taga kodus, aga ajaga nii-öelda ma sain aru, et see ei ole midagi nii hullu, et tegelikult ongi rahulikult peab kõike tegema, natuke vaatama ja arvestama, tegema oma plaanist selle järgi, kuidas tal tuju on
ja ongi, et mingid üksikud asjad, mis sa tead, mis talle näiteks meeldivad, näiteks talle väga meeldib Youtube'ist mingit muusikaid, laule kuulata, siis ongi, paned need peale, siis teed taga mingi tegevusi, mängid ja siis on kõik väga hästi ja väga ilusasti sujub kõik. Ma arvan, et elu on sügava puudega õe kõrval karastanud ja õpetanud vastutust võtma kohati isegi rohkem kui tema teistel eakaaslastel. Iseseisvaks väga noorelt võib-olla nagu saanud, et kuna Brita võtab meilt nagu väga palju energiat ja vaeva ja ega hommikud on ikkagi samamoodi, et ärkad ise üles, et siis teed oma toimingud, üritad ruttu süüa ise, siis ärkab Brita või äratad, eks ju, tuled alla, et temaga hommikused tegemised, et ega Karol on nagu väga noorelt hakanud nagu, ta ärkab ise, me ei pea teda äratama, et ta teeb endale ise hommikul söögid, et täiesti iseseisev. Ma ei kujuta ette, kui näiteks oleks Karolal raskusi koolis või kui näiteks oleks raskusi sotsiaalelus või milleges muus valdkonnas, kas mul olekski täna sellist ajaressurssi, et neid tegeleda? Niisugune reegel ka nagu Karolaga kokku lepitud, et kui koolis on nagu kõik hästi, hinnetega on korras ja seesama see usaldus ka, et kui ta räägib asjad nagu nii nagu on välja, ega jamas ei ole, siis me nagu üsna nagu vabad käed on ka. Ma ei ütleks, et ma olen nüüd mingi väga hullult täiskasvanulikum, et pigem on lihtsalt see, et ma nagu tean ja nii-öelda tunnetan veidike rohkem seda, et kõik inimesed ei olegi täpselt samasugused, et see aitab natukene reaalsusele rohkem otsa vaadata. Keegi isegi ei küsi Karola käest, kas oled valmis, aga elu ootab ukse taga ja kui olukorrad on sellised ja perekonnas on selline kriis, siis ei ole tal olnud mahti ega seda aega ega ruumi mõelda, kas ma tahan või ma ei taha. Oli Viljandis minu ema elukaaslase sünnipäev ja Britat tabasid jälle tugevad epilepsiahood. Ma läksin siis kiirabiautoga Britaga haiglasse. Karola sai pandud Tallinnast bussi peale, ise oli natuke üle 5 aasta, ja ega tookord ei küsinud ka, et kas sa julged minna või midagi, eks ju, et nii oli, nii tuli teha. Ma suudan nii-öelda hästi palju nagu korraga toimetada, rahulikuks jääda teatud olukordades, et see on nii mõlemalt juurde antud nii Britaga nii-öelda toimetamiselt kui ka selle nii-öelda äri kõrvalt, et koolitab eluks ja praegusteks olukordadeks. Ongi, kui tal on näiteks, ma toon mingi näite, et on nutuhood, kus ta ongi pikemat aega lihtsalt karjubki täiesti kõrist lihtsalt, siis ongi ma ise juba vaikselt mõtlen ka, et tahaks rahus vaikuses olla praegu lihtsalt, tulebki aru saada, aga vahest lihtsalt kõik emotsioonid endal ka kerkivad üle pea, sellist mõtledki, et vahest on ikka raske. Enamus oma vabast ajast panen ma enda ratsutamisspordi alla, ehk siis ongi, ma jõuan koju, söön ja kohe lähengi talli, seal ma saan nii-öelda puhata vaimselt ja mulle väga meeldib, kui nii-öelda hästi see mõjub mulle, kui ma saan seal aega veeta ja mul nagu terve pea läheb tühjaks, kui ma ratsutan, et ma keskendungi ainult sellele, et ma teen seda sporti ja mul ei teki mingid muud kurvad mõtted, vaid ongi, ma saan nii-öelda vaimselt puhata seal. See ongi väga kallis spordiala, siis see on ilmselgelt arusaadav, et see ei pruugigi olla rahaliselt võimalik niisama sellega tegeleda, et makske nüüd palun mulle kõik ette taha kinni. Ma olin kogunud sünnipäevadega raha ja mõtlesin, et tahaks seda nagu investeerida, tahaks taskuraha veel juurde saada ja siis emaga panime pead kokku ja mõtlesime, et miks mitte alustada enda sellise firmaga, väikse firmaga ja alguses mõtlesimegi erinevate ideede peale, et mida võiks teostada ja siis kui me käisime loomaaias suvel ja seal müüdi suhkruvatti ja see oli alati selline asi, mis sa nagu pidid saama sealt, sest et nagu seda sai nagu väga vähestest kohtadest ja see väga ikka maitses ka
ja siis mõtlesimegi, et okei, et ostame suhkruvõtimasina ja siis sealt läkski see nii-öelda lumepall veerema, et oligi, siis tuli järjest masinaid juurde, firma suurenes, saime rohkem tuntuks just siin oma vallas ja niimoodi see läkski edasi ja praegu siiamaani leiame siiski aega, et sellega tegeleda ja nüüd, kui ma tegelen veel ratsutamisega, siis praegu ongi kõik see raha, mis sealt tuleb, see lähebki minu ratsaspordi kulude katmiseks. Ja mulle pakkus väga pikalt sellist mõtlemist, et mis saab, kui mu vanemad enam ei ole suutelised Brita eest nii-öelda hoolt kandma. Et kas mina pean siis kõik selle koorma oma õlule võtma. Noh, nagu mu isagi varem ütles, et peabki elama üks päev korraga, et praegu polegi veel võib-olla kõigele kindlat vastust, aga eks tulevik näitab, mis siis saab. Aga oleme ka rääkinud nendel teemadel, et mis saab siis, kui mind ja isa enam pole või kui me lihtsalt enam ei jaksa või juhtub meie endaga seljaõnnetus või mis iganes. Et need on kurvad vestlused olnud. Ongi näiteks on mingi suurem nii-öelda rõõm juhtunud, midagi läheb hästi, siis tahangi vahest tulla koju, jagada ka oma vanematega seda, aga vahest lihtsalt öeldaksegi, et praegu pead vaikselt olema või siis lihtsalt näidataksegi niimoodi, et siis ma saan aru, et ma pean vaikselt olema ja oma tuppa minema. Ja noh, ega algus või noh, vahest ikka nagu tekitab veits kurba meelt, et noh, ikkagi tahad ju rääkida, mis toimub, kas midagi head või halba, aga lihtsalt sa peadki arvestama sellega, et ei saa ja noh, ilmselt ongi, ma olen nii-öelda sellega üles kasvanud, natuke sellega harjunud, kuid vahest ikkagist noh, teeb kas kurvaks või kuigi samas ka mõistetav. Minul on küll vahest süümekad, et kui 15-aastane tuleb koju ja on näiteks koolis saanud 3 A-d ehk siis väga head hinnet ja tahab seda emotsiooni jagama tulla, aga Brital on jälle raske hetk, et siis õudselt kehv on öelda lapsele, et tasa ära praegu mitte midagi räägi ja mine lihtsalt praegu ülesse. Et siis on lapsel nagu oota, mis on ju, et see on küll nagu hästi nagu kurvad on need hetked, et tegelikult sa noh, laps ju tahab peegeldada ja seda rõõmu jagada, aga siis sa saad nagu aru, et me ei saa praegu seda teha. Uuel päeval uued võimalused, ja minu ülesanne võib-olla siis on ka nagu, et tagada Karolale tema need vitamiinid, et millega tema saaks selles olukorras nagu hästi hakkama, et olgu selleks siis sõpradega koos kvaliteetaja veetmine, olgu selleks siis ratsutamine, olgu selleks tuleks juba see lumi maha, et saaks suusatama minna, eks ju, et kõik sellised toredad hetked. Ja mul ongi natuke mingi ebamugav näiteks nii-öelda enda sõpru külla kutsuda, et ongi, ma ei tea kunagi, mis tuju võib olla Brital ja kui mul on endal nagu on veel sõber külas ja ma pean veel ekstra muretsema selle pärast, et kas meil on ikka nagu mugav siin olla, siis see on vahepeal jah, natuke ebameeldiv, siis pigem katsun seda vältida. Ma näengi, et sõbrannad tahavadki juurde küsida, aga kas nad kardavad siis kuidagi torkida liiga palju nii-öelda privaatset pereasja, kuigi mul ei ole mingi probleem rääkida sellest, just pigem mulle meeldibki rohkem, kui küsitakse selle kohta. Ma ei leia, et seda nad peaks kartma mul küsida, et kuidas tegelikult asjad on, sest et see ongi tavaline elu meie jaoks. Kui võistlustel käime, tahame näiteks sinna ka või vahepeal terve perega näiteks minna, kui mul on ratsavõistlused, aga näiteks ongi terve pere ei saa kõik koos sinna minna, sest et hobused on vägagi tundlikud loomad ja ma ei tea näiteks, mis tuju võib Brital tulla ja kui ta peaks hakkama karjuma, siis see võib ehmatada natuke hobuseid ja siis ongi samuti ka võistlustega, kus on väga nii-öelda riskantne terve perega käia. Mõnes mõttes on tekitanud minus isiklikult sellise tunde, et meil on kogu aeg ankur seljas
et hea näide võib-olla siit, et käisin suvel ujumas, siis mind tabas järsku selline valus mõru hetk, kus ma vaatasin, et idüll, suvi, soe ja kalda pervel paistavad tekkide peal perede grupid, et pere konniti, inimesed lustisid, ujusid, kes tegi seal liivalossi, kes jalutas oma koera ja siis ma mõtlesin küll, et pagana pihta, et need inimesed võib-olla isegi ei oska väärtustada, et milline privileeg neil on, et nad saavad tulla perega koos nautima suve pärastlõunat, ujuda, teha piknikku, lustida. Et need hetked on ikkagi nagu valusad, et meie pere selliseid spontaanseid kvaliteetseid ajaveetmisviise endale võimaldada ei saa. Ta on õpetanud rohkem elu hindama ja vaatama seda nurkade alt, mida ilmselt teised ei oskaks kunagi isegi märgata, et ongi pere ühine aeg, ühised tegevused, et kui me saamegi midagi koos teha, et see siis tähendab kohe väga palju rohkem ilmselt kui teiste perede jaoks, mis on ilmselt täiesti igapäevane neile. On oma filosoofia selle kohta. Kui elu annab sulle sellise raske katsumuse, siis tee selle kõrvale veel raskemaid asju, siis need teised asjad, mis sul ennist kodus juba olid, ei tundugi enam järsku nii rasked. Kui hästi me üleüldiselt oleme tulnud toime sellega, et tal on niisugune haruldane haigus ja et me ikkagist ongi, me ei visanud keegi elu nurka, vaid ikkagist kõik läksid oma eludega edasi. Mina olen samuti sellest aru saanud, et kuigi vahest on raske, siis tasub edasi pusida ja kõik loodetavasti üks päev tasub ära.